Tere! See on minu eelmise postise pilt. Maslow püramiid neile ilusa pilvekesega. Täna läheme natuke süvitsi ja vaatame sellele püramiidile natuke tõsisemalt otsa. Ja alustame altpoolt. Füsioloogilised vajadused ja turvatunne. See on sisuliselt töökeskkond. Kui ergonoomne minu töökoht on, puhtus, valgustus, ruumitemperatuur, puhkevõimalused ja nii edasi. Turvatunne ei tähenda ainult seda, et mul on turvaline olla töö juures, vaid turvatunne tähendab ka seda, et mul on teadmine, et minu töö on homme olemas. Mul on homme tööd. Ja ka see, et kokkulepitud töötasu laekub minu kontole kokkulepitud mahus, kokkulepitud ajaks. Need on sisuliselt töötaja põhivajadused. Need määravad ära väga tugevasti, kuivõrd pühendanud ja kuivõrd motiveeritud töötaja on. Ja põhivajaduste rahuldamisest saab kõige paremini ülevaate rahulolu uuringust. Sealt tuleb välja see, mis on hästi, see, kus on puudused ja ka see, kus king kõige rohkem pigistab. Ning mõnikord isegi ka see, millised on lahendused. Samas tuleb arvestada, et inimese pühendumusest, motiveeritusest kõigest 30% moodustab töökeskkond. Ehk siis rahulolu tööga ja töökeskkonnaga on kõigest 30% määravad. Teisisõnu, me võime töökeskkonda parendada lõputult, aga mingil momendil tuleb vastu piir, kus hakkavad mängima hoopis teised tegurid. Millised ja kuidas saavutada ülejäänud 70%? Sellest ma räägin juba edaspidi. Seniks aga teile edu!